Kuidas tänane kriisiolukord enda kasuks pöörata? Vol 5. Minu nimi on Roland Tocco, olen Eduakadeemia üks asutajatest. Üks küsimus mul, mida hästi palju küsitakse viimasel ajal on see, et kuidas teha videosid, kuidas teha veebiseminare, online kursuseid ja nii edasi. Üldse, kuidas videos näida selline loomulik ja kuidas neid videos üldse teha. Ma arvan, et selle osas on esiteks hästi oluline mõista seda, et tänases olukorras, kui sa oled suuteline videosid tegema ja oled suuteline inimeste ees olema läbi kaamera silma, see võib anda sulle väga-väga suure eelise. Sellepärast, et väga paljud inimesed täna saavad aru, et online'is tuleb asju teha, aga mis on puudujääk on see, et väga paljud ei ole harjunud seda tegema. Ja üks asi, mis ma sulle annan kohe mõttena kaasa, on see, et kui sa teed videosid, siis ole sina ise. Ehk et ära püüa olla keegi teine või ära muutu selleks nii-öelda robot inimeseks, kes nii kui video käima läheb, sa tervist, mina nüüd teen sulle siin videot ja tahan sulle seda asja edasi öelda. Et mis tihtilugu, mis ma näen, on see, et inimesed muutuvad täiesti mingisuguseks teistsuguseks olemuseks, kui nad tegelikult ise on. Nii et ole sina ise. Ja teine asi on see, et kui sa räägid kaamerasse, siis räägi selliselt, nagu sa räägiksid oma sõbraga või kellega sa tahad midagi väga entusiastlikult või väga põnevil jagada. Et sa ei pea, see ei tähenda seda, et sa pead siis tõmbama täiesti tuimaks ja ütlema, et mul on sulle täna siin paar asja jagada. Aga räägi nii, nagu kui sul on midagi hästi põnevat ja sa tahad seda oma sõbrale edasi öelda, siis kuidas sa seda teeksid oma sõbraga? Täpselt samamoodi räägi kaameraga. Need inimesed, kes sind vaatavad, nad samamoodi tahavad tunda seda head tunnet, kui sa midagi jagad. Et lisaks sellele, et sa annad mingit väärtuslikku sisu edasi, on ka see, kuidas sa seda edasi annad. Ja see on tihtilugu palju olulisem. Sest mõtle sellele, et sul on kindlasti olnud terve hulk kas lektoreid või koolitusi ja asju, kus sa oled osalenud ja 5 minutit või 10 minutit jaksad kuulata ja ülejäänud aja sa tahad olla kas arvutis või lihtsalt jääd magama, sellepärast, et see on nii igav. Ja seetõttu mõtle ka seda, et kuidas sina oma sõpradega jagad. Sa ei räägi tuimalt lihtsalt nagu, ja sa ei pane neid oma jutuga magama. Räägi samamoodi elevil ja põnevil ja sellise põnevuse ja selle kõigega ka kaamerasse. Et see emotsioon kanduks edasi. Lisaks sellele on oluline muidugi see, et harjutada seda, et olla kaamera ees ja panna lihtsalt kas või see aeg-ajalt endale käima ja proovida rääkida kaamerasse. Sest ma tean, et see ei ole alguses lihtne, minu jaoks ka samamoodi, see ei olnud üldse lihtne alguses. Mul oli väga-väga raske mingeid asju kaamerasse öelda. Täna on mul sama hea, kui ma räägiks inimesega, sellepärast, et ma tean, et selle kaamera taga ühel hetkel seda vaatavad teised inimesed. Ja üks asi, mis ma soovitan sul teha, võib-olla on see, et võta endale praegu eesmärgiks teha 1 video päevas. Või kui sa seda ei jaksa, tee siis 2 päeva tagant või kord nädalas, aga võta eesmärgiks teha 1 video päevas ja sellega hakata harjutama ennast järjest edasi, et olla videos. Teine asi see, et sa saad teha ka erinevaid veebiseminare ja teha seda läbi selle, et sa näiteks intervjueerid kedagi. Küsid mõnelt oma valdkonna eksperdilt küsimusi ja annad sellega väärtust oma sihtrühmale, kellele sa tahad korda minna. Ja jällegi see aitab sind eristada, see aitab sul sind rohkem silma paista ja kui sa kasutad mõnda eksperti või kedagi tuntud oma valdkonnas, siis see aitab ka tema tuntust, tema eksperti ja tema teadmisi ja oskusi, tema sellist kredibiilsuse ülekandmist sulle, ehk et sina saad oma inimeste silmis, kes seda vaatavad, saad täiesti teisele tasemele ja see aitab sul silma paista, see aitab sul leida omale töökoht või aitab sul saada kliente või aitab sul saada mis iganes sa soovid oluliselt lihtsamini, sellepärast, et sa eristud, paistad silma ja teed seda sellisel kujul, et inimestele läheb see korda, inimesed saavad sellest väärtust. Nii et 2 asja, mida selles video tegemise silmas pidada. Emotsioon, kuidas sa seda edasi annad ja teiseks see väärtuslik sisu, mida sa sellega edasi annad, et inimesed, kes seda vaataks, saaks päriselt mingit kasu sellest. Ma loodan, et sina said sellest miskit ja kui sa tead kedagi, kes peaks seda videot nägema, kuulma, siis ole hea ja jaga seda edasi ja näeme ka järgmistes videodes. Tšau!